Tere! Selles videos näitan sulle, kuidas luua fotokollaaži. Tutvustan sulle Fotojeti programmi. Olen juba selle Fotojeti avalehel ja siin on võimalik siis ka fotosid töödelda või luua muid disainilahenduse. Meie aga otsime üles kollaaži tegemise võimaluse. Kollaaži tegemist alustame sellest, et me peame valima mitut pilti me soovime kasutada. Vaikimisi pakub ta meile varianti, kus meil on 3 pilti, 1 suurem, 2 väiksemat. Siin vasakul pool on näha siis erinevad võimalused, mida me saame siis kasutada. Mina kasutan täna sellist pilti, kuhu läheb 3 väikest ja 1 suur. Kui meil on kollaaži põhi valitud, siis järgmisena tutvume töövahenditega. Siin vasakul pool on kõik vahendid. Saan siin valida siis mitmest fotost ma kollaaži teen. Fotode valimine siit fotoalbumist. Siis me saame lisada teksti. Siis me saame lisada erinevaid kaunistavaid elemente, nooli, lõbusaid nägusid. Siin peab ainult jälgima, millised siis meie tasuta versioonis saadavad on ja millised saab siis ainult tasulisel variandil kasutada. Saame muuta tausta. No alustuseks vaatamegi. Muudan tausta täppiliseks. Siin on jälle näha. Tasuta variandis on osad variandid saadaval ja tasulised on siis tähistatud selle kroonipildiga. Võtame sellise eledama tausta. Nii, ja siin on siis selline töövahend, kus saame siis keelt muuta või siis tagasisidet anda. Nüüd liigume selle juurde, et kuna teeme fotokollaaži, siis tuleb hakata fotosid valima. Fotode valimiseks läheme siia foto valimise töövahendi juurde. Nii, meie tahame arvutist fotosid lisada ja võtame siit lisafoto. Nii, ja kohe pakub ta siis arvutist valimise võimalusi. Mul on siin lahti fotod ja mina hakkan siis valima siit oma digiõpiku kaustast sobivaid fotosid. Nii, esimesena soovin ma valida sinna plastiliinist notsupildi. Siis ma soovin oma kollaaži valida veel koerapildi. Ja niimoodi ma valin siis nii mitu pilti, nagu parasjagu soovi on. Minul on siis koerapilt, notsupilt ja vaatame, mis siit veel siis tulemas on ja paneme need lilled ka. Valisin just need fotod, mis on praegu minu enda tehtud, siis ma ei pea fotole parasjagu viitama. Aga kui ma võtan internetist pildi, siis ma kindlasti lisan ka omale lingi või siis autori, kes on pildi teinud. Nii, ja nüüd ma lohistangi pildid sobivasse kohta. Lillepildi panen siia keskele. Jätan nii, et need väiksed lilled oleks näha. Ma saan siit seda pilti natuke keerata, pöörata parasjagu nii, nagu mulle meeldib. Panen õiget pidi. Ja saan natukene suurust. Panen need lilled lähemale. Panen lilled lähemale. Nii, järgmisena lohistan selle notsupildi. Ja siin samamoodi saan seda suurendada. Nii, panen ta niimoodi keskele. Ja kolmandaks paneme selle koerapildi. Nii, koerapilt jääb selliseks. Neljandasse ruutu soovin ma hoopis teksti panna. Ja nüüd ma valin siit omale sobiva teksti näidise. Tekstikast tuleb küll siia keskele. Aga ma lohistan ta siia, kus ma soovin. Ja nüüd mul on vaja siia kasti siis kirjutada sobiv tekst. Mina teen oma kollaaži sünnipäevakaardiks ja kirjutan siia palju õnne sünnipäevaks. Hüüumärk lõppu. Aga see tekst on nii väikene, seega ma teen ta suuremaks.
Siin on näha kõik võimalused, mis me tekstiga teha saame. Alustame sellest, et teeme suuremaks. Võib isegi veel suuremaks teha. Nii. Mulle ei meeldi see värv, ma märgin teksti ära ja siit värvitöö vahendist valin, ma tahan ikkagi mingi punast. Vot, see punane on päris hea. Nüüd ma vaatan, kas mulle meeldib, et see tekst on keskel või servas. Proovime. Teises servas. Ei, paneme teksti keskele. Siit saab veel joone alla tõmmata selle tekstile, kui ma tahan. Ja kui ma soovin, siis ma võin hoopis vahetada teksti stiili. Vaatame, mis meile siis sobib. Mulle meeldib see tekst. Jätan selle teksti stiili. Vaatame, kas siit saab veel midagi teha. Siit võib vaadata, milliseid erinevaid võimalusi siin pakub. Olen kõik olulise ära proovinud. Nii, vaatame siis. Minu kollaaž on selline, et siin on roosa taust, 3 pilti ja natuke teksti. Nii, vaatame, kas me siit ka midagi tahaks. Sünnipäeva kleepsu. Kui tegemist on sünnipäeva kaardiga, siis paneme siit mõne sünnipäeva kleepsu ka. Vaatame, koerale ei saa mütsi pähe panna. Saame, kui me teeme ta väiksemaks ja pöörame natukene. Nii, liigutame koera pilti natukene. Nii. Nii, koeral sünnipäevamüts peas ja võime ka panna ühe näiteks sünnipäeva koogi. Teeme see sünnipäeva koogi natukene väiksemaks. Ja paneme siia sünnipäeva koogi. Nii. Ja niimoodi saab siit uurida ja möllutada, niimoodi kujundada, et sa lõpuks oled oma tööga rahul. Ja kui sa oled jõudnud nii kaugele, et sa oled oma tööga rahul, siis on aeg see kollaaž omale arvutisse salvestada. Me saame seda kollaaži jagada, ilma et me arvutisse salvestaksime. Kui sul on mõni sotsiaalmeediakonto, meil seda ei ole, seega me seda ei kasuta, vaid läheme siia allalaadimisnupu juurde. Siin saab valida printimise või arvutisse laadimise. Meie laadime selle arvutisse. Nüüd ta küsib, mis me paneme nimeks. Mina panen sünnipäevakaart. Ja siin saab valida, millises formaadis me teeme, kas JPG või PNG. Seda on mõnikord vaja teada. Oleneb, kuhu sa saadad selle, aga meie jätame selle JPG. Nüüd ma panen alla laadimine. Nüüd ta pakub veel meile erinevaid variante, mis ma temaga tahan teha, aga meie tahame selle tasuta alla laadida. Nii, loomulikult tuleb natuke reklaami. Reklaami paneme kinni, see meid praegu ei huvita. Ja siin ekraani all nurgas on näha meie sünnipäevakaart. Vaatame, vot, selline sai meie sünnipäevakaart ja nüüd ta on mul arvutis ja me saame ta saata, kellele me soovime. Kui siin all nurgas ei ole su sünnipäevakaarti, siis ma leian ta üles alla laetud failidest. Nii vaatame, siin on downloads või alla laetud failid ja siin on näha sünnipäevakaart olemas. Saan jälle uurida, täiesti olemas ja saan sõpradele saata. Nii et lõbusat lustimist, proovi teha ka midagi toredat ja soovin sulle ilusat päeva jätku.